Kuidas sademest leek tekib? See on üsna oluline küsimus, kui te olete metsas tuld tegemas. Õnneks pakub loodus meile mitmesuguseid vahendeid selle leegi ülessaamiseks siis sademest. Kasetohust oleme teile juba rääkinud, selle kohta vaadake videot siit. Täna keskendume natuke põnevamatele asjadele. Näiteks see nutsak siin minu ees, see ei ole merisiga, see on hundinuia vill. Et hundinuia põlema saada, siis ei ole mõtet korjata kuskil kraavi pealt värsket hundinuia ja siis seda põlema üritada panna, et see hundinui peab olema kuivanud ja siis lõhutada laiali niimoodi, et ta koosnebki sihukesest villast. Ja ega siis ei ole midagi, kui panete selle sihukeseks mõnusaks nutsakuks kokku ja annate sädet. Proovime! Ja põleb. Üsna veenev. Ja ega sul ei ole mõtet võib-olla, sul on kaks võimalust nüüd. Kas sa kannad siit leekide pealt mingisuguse pilpa või muu materjaliga tule edasi lõkkasemesse või siis sa teed selle nutsaku lõkkaseme juurde juba, näiteks puidust platvormi peale. Sul on kõrvale võetud peenikesed kuuseoksad, sa oled selle põlema pannud, sa paned kuuseoksad sinna peale ja selle peale juba saad natukene jämedaid puid panna ja sul on tuli üleval. Et väga lihtne. Aga nagu näete, et selle põlema panemine oli tõesti 1-2 tõmmet tulepulgaga ja põleb. Et selline mõnus alternatiiv kasetohule. Aga see ei ole veel kõik. Et looduses on meile pakkuda teisigi tulesüütamisvahendeid. Selliseid taimi, mille õied või lehed ära kuivavad krõmpskuivaks, on looduses palju, et näiteks on siis pilliroog või mõni muu heinaline. Sellise materjali puhul on oluline, et õhuniiskus oleks minimaalne. Et vahet ei ole isegi, kas see on talvel või suvel, aga et kui on just lund või vihma sadanud või udutab, siis see materjal ei toimi, sest ta tõmbab õhuniiskuse enda sisse. Aga kui on paar päeva kuiva pidanud, siis see on imehea materjal jälle sädemest tule üle saamiseks. Kohe näitan. Jälle meie hea tulepulk. Nuga ja põleb. Ja samamoodi siit saate siis kanda kas liistuga tule lõkkesse üle või teete siia samasse peale juba peenikestest männiokstest tule. Ja niimoodi läheb. Üsna kiirelt peate tegutsema, et see põleb see päris kähku ära. Aga jõuab. Kui me nüüd siiani vaatasime selliseid udemelisi asju, siis nüüd on meil midagi põnevamat. See, mis minu ees siin on, see on tõrvane männioksadükk, kus siukseid saada. Siukseid saada, kui kõndid metsas ringi lahtiste silmadega ja näed sellist näiteks vana mändi, millel on palju murdunud kuivanud oksi küljes. Et tasub vaadata nende murdekohtade peale, et see on just see koht, kus need männid hakkavad seda tõrva välja ajama. Ja siis näiteks murratagi sealt endale ühe tüki. Või siis teine võimalus, kui on tuulemurruga näiteks või siis maha saetult on männi kännud püsti, et tasub seda kändu takseerida ka, et kui te näete, et sellel puidu pinnal on sellised tumedamad kohad, tunduvalt tumedamad kohad, siis see tume materjal seal ongi tõrv. Ühesõnaga, kui te olete endale siukse tüki hankinud, siis ei ole muud kunsti, kui te kraabite seda tõrvast pinda natukene, teete sellest sellise sülemi, peenikese tõrvase sülemi, mis jälle on väga ogniopasna, ehk siis tuleohtlik. Ja seda teil on vaja, kui teil on vaja tuld üles saada sädemest. Olete sihukese sülemi teinud, umbes nagu kasetohu puhul tehakse, mille video on siin jätkuvalt. Siis ei ole muud kui tulepulk ja tuld, nagu öeldakse. Ja proovime. Ja põleb. Ja põleb ilusti. Tõrvase kuuma leegiga. Ja saate samamoodi jälle siia kas okstest tule peale visata. Seda ma ei soovita muidugi, sest et tõrvapuud võib teil edaspidi vaja minna ka, et jälle tuld sööta. Ehk siis kannate tule mõne liistuga juba lõkkasemesse edasi. Ja nii lihtne see ongi, et loodus pakub meile tule tegemise vahendeid. Head katsetamist
head tule tegemist ja lugege lähemalt ajakirjast Kaitsekodu.